Tere, mina olen Kaisa. Ja mina olen Mikko. Meie oleme personaaltreenerid MyFitnessist. Ja me aitame sul ellu viia eelmine aasta antud lubadusi. Niisiis, spordiriided selga ja asume trenni tegema. Oh yeah! Esimene harjutus, sügav kükk. Vaatad, et ilusti jalad on puusade laiuselt. Alustame teist harjutust ilusti puusade laiuse hargiga ning teeme välja asteid ette, jälgides, et varbad oleksid ilusti otse ja põlved liiguksid ka samas suunas varbaga. Vahetame jalga peale igat astet. Kolmandaks harjutuseks väljaaste külje peale ning üles tulles toome ilusti põlve ülesse ja võid ka lisada väikese hüppe lõppu. Neljandaks harjutuseks vahetame jalga ning teeme väljaaste külje peale teise jalaga. Järgmist harjutust alustame madalast kükist ning madalast kükist liigutame jalgadega korda mööda taha justkui välja astesse. Kükis olles vaatad, et ilusti tuhar oleks põlvega ühel joonel. Kükist hüppes vaatame, et jalad tuleksid ilusti maast lahti hüppajal ning kükid tulevad ilusti madalale, tuhar põlvega vähemalt samale joonele. Toome need põlved ilusti puusaga ühele kõrgusele vähemalt, käed liikuma, saame pulsi kõrgemale. Järgmine harjutus, sumokükk. Jalad on meil rohkem harkis, varbad vaatavad väljapoole ja tuleme ilusti jälle madalasse kükki. Vaatame, et tuhar liiguks madalale, vinkere üleval. Järgmise harjutuse puhul töötame tagareie lihasega, kus on ette kallutus. Vaatame, puusad ei liiguks liiga palju küljed küljele. Pigem tuleme otse alla. Järgmine kord vahetame külge. Jällegi vaatame, et puus püsib ilusti otse. Vahepeal võib tuua jala maha. Töötame siis säärelihase juures, kus liigume ühe varba pealt teisele ning pingutame oma säärelihast. Käed võib hoida pea taga ilusti ja vinkere üleval. Nii, järgmiseks harjutuseks teeme hüppeid koos jalgadega küljed küljele. Vaatame, et ilusti jalad oleks maast lahti hüppajal. Nii. Alustame toenglavangust, tood ühe jala ette, sama käsi läheb üle pea, tagasi põrandale ja planko. Tood ette teise jala, käsi üle pea, põrandale maha ja tagasi planko. Algasendis alustad koos jalgadega kükki ning hüppad jalgadega harki ja tagasi kokku. Kogu aeg püsid ilusti madalal. Kolm soovitust minu poolt, kuidas püsida terve ja tunda liikumisest rõõmu. Esiteks soovitan alustada igat päeva klaasi veega. Kui soovid, lisa sinna ka viilsitroonid sisse. Teine soovitus minu poolt oleks kindlasti liikuda iga päev õues vähemalt 30 minutit. Minu teine soovitus kõigile oleks liikuda iga päev õues vähemalt 30 minutit. Minu kolmandaks soovituseks igaühele on leida selline spordiala, milles sina just tunned kõige suuremat rõõmu. Võib-olla on selleks jooksmine, võib-olla suusatamine, võib-olla sulle meeldib jõusaalis käia. Leia enda jaoks see õige.